EasyViisi nutilukk TL01S, kellele ja milleks see mõeldud on ning kui nutikas üks ukselukk üldse olla saab, seda kõike kavatsen ma selles videos välja selgitada, seega püsi lainel. Pum! Tervist, mina olen Toomas, täiesti tavaline Eesti mees, kelle kätte kaameramaailma sedapuhku andnud sellise vinge vidina nagu EasyViisi nutiluku ja mõned sinna juurde käivad lisaseadmed ning palunud neist teha siis tutvustusvideo. Ikka selleks, et anda sulle ideid, kuidas üks pisike nutividin võiks sinu igapäevaelu kergemaks ja mugavamaks muuta. Aga nüüd aitab sissejuhatusest, lähme asja kallale. Mis asi üldse on nutilukk? Nutilukk pole tegelikult midagi muud kui digitaalne lukusüsteem, mis annab sulle võimaluse avada ja sulgeda ust füüsilise võtme asemel näiteks nutitelefoni, numbrikoodi, kiibi või kasvõi sõrmejäljega. Lisaks pakub nutilukk palju muid põnevaid turvalahenduse funktsioone, näiteks võimalust jagada ligipääsu perega, sõpradega või kasvõi toidukulleritega. EasyViis TL01S näol on tegemist tootega, millega saab kõigest 15 minutiga muuta klassikalise luku nutilukuks. Kuidas see kõik toimib, selle selgitamiseks vaatame esmalt, mis siia karpi kaasa on pakitud. See on siis Õhtustaar ise, mis siis sisuliselt on automaatne võtmekeeraja. See paigaldatakse ukse siseküljele luku peale ja seda saab siis teha ilma ust rikkumata või spetsiaalseid tööriiste omamata. Kõik, mis paigalduseks vaja läheb, on siin pakendis kaasas. Siin on siis oluline mainida seda, et selle konkreetse toote paigaldamise eelduseks on see, et lukk, kuhu te seda paigaldada soovite, on võtmega töötav ehk ilma liblikata lukk. Samuti peab siis võti siia pilusse sisse mahtuma ehk ta ei tohi olla paksem kui 5 mm ja laiem kui 40 mm. Samuti on oluline veenduda ka selles, et lukk, kuhu te seda paigaldada soovite, oleks väljaspoolt võtmega avatav ka siis, kui võti on seespoolt lukuaugus. See on siis oluline juhuks, kui seadmega peaks midagi juhtuma. Selle võtmekeeraja luku külge paigaldamiseks on siis komplektis kaasas 2 erinevat raami, mida siis vastavalt lukule kasutada saab. Üks on siis kleebitav raam, mida saab kasutada juhul, kui lukusüda ei ulatu ukse pinnast üle 3 mm välja. Ja teine on siis stopperkruvidega raam, mis on siis mõeldud kasutamaks juhul, kui lukusüda ulatab ukse pinnast kaugemale kui 3 mm. Ehk siis paigaldamise protsess näebki välja sisuliselt selline, et valite siis vastavalt enda ukse lukule raami, panete siis selle kas kleebituna ukse külge või siis luku enda külge kinni, sisestate võtme luku auku ja panete selle tüki siis siia raami külge kruvidega kinni. Samuti on siis komplektis kaasas 4 AA-tüüpi patareid, mis on siis selle luku toiteks ja need käivad siia korpuse alla ja korpuse saab siis siit nupust lahti teha. Ja samuti on komplektis kaasas üks üpris oluline detail, nimelt see magnet. See siis toimib sisuliselt andurina, mis tuleb kleepida ukse piida külge vastavalt juhistele ja selle anduri töö on siis anda lukule teada, kas uks on avatud või suletud. Nii, ütleme, et see vidin on ukse külge ära paigaldatud, mis edasi? Edasi on vaja siis enda nutiseadmesse laadida EasyViisi rakendus, mis on siis selle luku aju ehk tarkvaraline pool. Rakendus on ülimalt kasutajasõbralik, eestikeelne ja kenasti vabavarana saadaval nii Google Play's kui App Store'is ja toimib see äpp siis kõikide EasyViisi toodete ülese rakendusena. Näiteks, kui on kodus mõni EasyViisi turvakaamera, siis selle sama rakenduse kaudu saate kontrollida nii kaamerat kui seda lukku. Kui äpp on olemas, siis polegi muud midagi, kui teha see lukk ja äpp omavahel sõbraks. Selleks tuleb siis äpis vajutada nupule lisa uus seade, skanneerida telefoniga sisse siin korpusel olev QR-kood ja jälgida edasi juhiseid, mis äpp teile annab. Kuna see kõik on nii lihtne, siis ma ei hakka video pikkuse huvides seda siin kõike ette näitama. Kui seade on ilusti äppi ära lisatud, siis tuleb see ka vastavalt juhistele ära kalibreerida ja voilà, teie lukk ongi nüüdsest peale nutikas. Siiski tuleb kasutajana arvestada ühe asjaga, nimelt suhtleb see TL01S EasyViisi rakendusega läbi Bluetoothi ühenduse, mille leviala on circa 5 meetrit. Ehk te saate kodulävel olles ukse äpist avada, aga näiteks kui te olete kontoris, siis te ei saa ust avada enda ukse taga seisvale emale. Aga ära muretse, EasyViisi on selle peale mõelnud ja arendanud välja sellise toote nagu EasyViis Gateway.
EasyVizi Home Gateway A3 on siis selline peopesa suurune toode, mis täidab vahemehe rolli sinu nutiluku ja telefoniäpi vahelises suhtluses. Nimelt käib see vidin vooluvõrku ja selle saab siis kas Wi-Fi või data kaabli kaudu ühendada sinu kodunetiga ja kuna ta suudab Bluetoothi vahendusel suhelda sinu nutilukuga, siis annabki see pisike seade sulle ukseluku üle kontrolliga siis, kui sind ennast kodus ei ole. Lisaks mainin, et tegemist on siis universaalse EasyVizi majakaga, millega saab rakenduse ühendada kuni 64 EasyVizi nutiseadet. Ja nagu ütleb Topshop, siis ka see ei ole veel kõik, sest eraldi saab veel juurde osta selle EasyVizi numbriluku. Selle nutiluku lisaga saate teha siis ukse kasutamise veel sammuvõrra mugavamaks. Lisaks numbriluku funktsioonile saab selle vidina abil avada uksega kiibiga. Nii, siin pakendis on kaasas siis selline numbriketta ja kiibilugejaga vidin, mille paigaldate siis väljaspoole ust. Ühendate selle seadme taaskord ära läbi äpi oma nutilukuga, seadistate ukse koodi ja vajadusel annate kaasas olevatele kiipidele kasutusõigused ja nii lihtsalt ongi sul võimalik ühest vanakooli lukust teha nutikas ukselukk. Kordame korra üle ka. EasyVizi TL01S on seade, mis annab sulle kerge ja lihtsa võimaluse muuta tavaline lukk nutilukuks. EasyVizi Home Gateway A3 on nutilukku täiustav seade, mis annab sulle siis võimaluse kontrollida lukku ka väljaspool kodu. Ja EasyVizi TL01CP on nutilukku täiustav seade, mis annab sulle siis võimaluse avada lukku ka numbrikoodi või kiibiga. Ma loodan, et see lühike ülevaatlik video andis sulle ideid, kuidas enda igapäevaelu natukenegi nutikamaks muuta. Ning kui selgus, et needsamad EasyVizi tooted on need, mis sul just vaja läheb, siis siit video alt leiad lingi kaameramaailma e-poodi, kus sa saad need endale sobivasse pakiautomaati tellida. Mina tänan ja turvalist tegutsemist!